minge nende madalamate toolide peale, võtke selline mõnus punt endale. Et ärge terve rivi võtke võib-olla. Järsku saate nii, et osad on teie eesosadest. Niimoodi saab. Umbes siiamaani üle võtemaas. Et ei olete tere! Here's normal, the other one. Täna on meil erakorraline päev, kus meil on külalised ja tulevad rääkima meile sellest, et kuidas hoida selg sirge. Tere lapsed! Me oleme tulnud teile külla, siis nagu Katrin ütles, rääkima seljast, miks on selg oluline ja kuidas seda hoida. Aga kõigepealt, et te ikka ilusti meid kuulaksite ja pööraksite tähelepanu, teeme ühe mängu. Tõuse püsti. See on tähelepanu mäng. Ja mäng on selline, et kui mina ütlen ühe linnu nime, siis sina tõstad käed püsti. Aga pane tähele, ma võin öelda ka mõne looma ja siis käsi püsti tõsta ei tohi. Eks ole? Saite aru? Kas pääsuke lendab? Kas kass lendab? Aga miks te käed tõstate siis? Kass ei lenda, väga tõstis. Sinu peases, jah? Mis on sisse? Aju! Aju! Okay. And what does aju do? Mis aju teeb iga päev? Mõtleb! Okay. And kas aju räägite mõtleb with keha, with the body? Kas aju on otseselt seotud ka teie kehaga ja kätega ja liikumisega? Aga huvitav, kuidas see võib võimalik olla? Kuidas ta on seotud? Mis te arvate? Loost. Mis loost? Okei. Väga hea. Nüüd istub teisi ka väga ilusti. Nii, kes tuleb veel? Sina? Mina. Ja tule sina. Nii. Kuidas sa istud laua taga ja kirjutad näiteks? Näita meile. Niimoodi, et võtan paberi ja siis hakkan joonistama. Väga hea, jah. Aga kuidas, kas siis niimoodi kaugelt joonistadki või sa lähed lauale lähemale? Näita siis, kuidas sa lähed lähemale lauale. Jah. Little bit apart, legs a little bit apart, not together, because you don't. Jah, jalad peavad olema natukene laiali, põlved ei tohi koos olla, kui sa laua taga istud, sest siis sul jäävad kõik kohad siit jälle kinni, need närvid jäävad seal selgroo vahel jälle kinni. Missugusel loomal on kõige pikem selgroog? See on Spinosaurus. Meie kutsume teda Spinosauruseks ja tal on kokku 18 või ta on 18 meetrit pikk. Keegi ei ole jõudnud ära lugeda, palju tal neid lülisid on. Kellel ei ole selgroogusid pildil? Aga kellel neist ei ole selgroogu? Tigu ja kes veel? Lepatriinu. Nendel ei ole selgroogu. Kas te teadsite kõik? Aga millisel loomal on küür? Aga miks inimestel küür selgsus tekib? Mis te arvate, miks tekib inimestel küür selga? Sellepärast, et ei istu sirgelt, väga õige. Eesti Kiropraktika Arstide Liit tänab siis teid kõiki, et meie sellisel esinemisel osalesite. Aga doktor näitab meile nüüd
mõned harjustused. Nii, tee järgi. Üks, kaks, kolm, 4, 5, 6. Ja niimoodi. Mis sa nägid täna siis, räägi? Nägin selgroot. Mis sellega teha tuleb? Hoida seda. Selgroogu tuleb hoida. Miks on selgroog tähtis? See hoiab su keha püsti. Mis selgroo sees on? Süda. Aga miks ta vajalik on? Sellepärast, et sa püsti seisaksid. Rauko, mis sina täna teada said? Selgroost ja liikumisest. Miks selgroog vajalik on? Et saaksid enda keha liigutada. Mis sa täna õppisid? Et ei tohi niimoodi istuda. Mis veel? Et ei tohi laiutada. Miks selgroogu hoidma peab? Et see ei läheks köö. Miks ta vajalik on? Sellepärast, et saaks liikuda. Mis sa täna õppisid? Selgroog peab sirganema. Aga mis siis juhtub, kui selg on küürus?